Kuigi volikogu istung nägi ette 4 päevakorrapunkti, siis nendest võiks ära tuua kõige esimese umbusalduse avaldamine Jõhvi valla vanemale Aivar Survale. Nimelt 16. aprilli Jõhvi valla volikogu istungil algatas fraktsioon Jõhvi meie kodu umbusalduse avaldamise vallavanemale Aivar Survale. Umbusalduse avaldamine, nagu oligi arvata, läbi ei läinud. Hääletuse tulemused olid järgmised. Poolt 7, vastu 3 volikogu liiget, ei hääletanud 7 volikogu liiget. Kuid mis puudutab teisi punkte, siis nendeks olid garaažibokside peremehetuse tuvastamine ja valdusesse võtmine, kuuride peremehetuse tuvastamine ja valdusesse võtmine ja lõppes volikogu istung informatsiooni edastamisega. 5. mail avas VKG pidulikult Kohtla-Järve tootmisterritooriumil teise väävlipüüdmisseadme, mis puhastab soojus- ja elektrienergia tootmise käigus tekkivad suitsugaasid väävlist. Põlevkivi töötlev tööstus on suure keskkonnamõjuga. Selle päevakohaseks näiteks on ühe ettevõtte Viru Keemia Grupi väävliheitmete vähendamiseks vajalike kulutuste maht ja avatavale seadmele pandud ootused, et seda mõju vähendada. Projektist lähemalt räägib meile VKG energiajuhatuse liige Sergei Kulikov. See projekt väävlipüüdeseadmete ehitus VKG Energia jaoks on väga tõsine projekt. Alustasime sellega projektiga üle eelmise aastal, 2013. Sõlmisime suvel leping Alstom Estonia ja Alstom Sweden. Juba novembrikuus alustasime ehitustöödega ja aasta 2014 lõpus see projekt saab valmis ja väävlipüüdmise seade nüüd töötab. See on täiesti keeruline projekt, kus tuleks arvestada olemasoleva elektrijaama konfiguratsioon, töös olevad seadmed, töös olevad katlad, anda võimalus teostada igasugused ümberlülitusi, teostada maapinnase uuring. Ja tänu meie kollektiivile see leping õnnestus elu viia. Loomulikult meie partnerid oli ka suure kogemusega. Nad ehitasid sellised sarnased seadmed mitu. Ka Narva elektrijaamades oli terve hunnik, võiks ka niimoodi öelda. Aga tahaksin ka märkida sellele, et esimene niit Eestis oli just ehitatud VKG Energias aastal 2008. Enne seda loomulikult Eestis oli igasugused katseseadmed, eksperimentaalsed seadmed, isegi pilootseadmed, aga selline nagu tootmisseade oli realiseeritud just siin VKG Energias aastast 2008. Omapoolse kommentaari andis ka Riigikogu liige härra Valeri Korb. Ma tahan tänada kõiki neid inimesi, kes tegeles selle projektiga ja tõesti on järjekordselt Viru Keemia Grupi poolt tehtud uus samm ja loodan, et varsti uued projektid. Me oleme siin koos ja viibime väikse üritustel, mis tähistavad uue projekti lõppu. Nii et suur tänu kõik, kes tegeles sellega ja usun, et me kohtume veel siin Viru Keemia Grupi territooriumil, et neid tänada selle töö eest. Hiljuti valminud väävlipüüdmisseadme NID2 maksumus on circa 6 300 000 eurot. VKG Energia väävlipüüdmissüsteemi ehitamist toetas 411 564 euro ulatuses Keskkonnainvesteeringute Keskus. Samuti on projekti rahastajaks laenu näol Euroopa keskkonnasõbralikumaid pankasid EBRD, kes on antud lahendust samuti pidanud ainulaadseks ja toetust väärivaks.
Talgud toimusid üle Eesti ja sellest ei jäänud välja ka Kohtla-Järve Ahtme linnaosa. Üldse osales talgutel üllatavalt palju inimesi, isegi rohkem kui möödunud aastal, kuigi ilm just kõige meeldivam ei olnud. Üle Eesti osales kokku 43 026 talgulist. Mis aga puudutab Ahtme linnaosa, siis nendest talgutest räägib meile lähemalt Oru ja Ahtme linnaosa vanem Tiit Lillemets. Täna 2. mail toimuvad Ahtme linnaosas talgud. Aktiivne Ahtme linnaosa elanik Tatjana pöördus Ahtme linnaosa valitsusse, et tahab organiseerida talguid ja teha korda minu taga olevat parki. See oli väga hea idee ja siis rääkisin meie partneritega, firmaga N&V ja Ecovir. Nemad tulid meeleldi vastu, nemad aitavad meid tehnikaga, tööriistadega, mis on vajalik, prügikottidega ja nagu näha, on ka linnaelanikud tulnud kaasa lööma talgutele. Muidugi ilm ei ole väga hea, aga ikkagi ootakse rohkem aktiivsemalt osavõttu talgutest. Loodan, et järgmine aasta inimesed, kes tahavad organiseerida talguid, pöörduvad ka vastavatesse linnaosadesse, et leppida kokku, et kas linnaosa või linn saab millegiga aidata ja seda muidugi varasemalt, mitte viimasel päeval ja sooviks inimeste aktiivset osavõttu talgutest. See on meie linna hüvanguks ja et linn oleks ilus ja korras. Ning samuti meeldetuletus inimestele, et need kohad, mis tänasel talgutel tehakse puhtaks, et sooviks ka, et edaspidi nad jääksid puhtaks, et inimesed natukese jälgiksid, kuhu nad oma prügi viskavad või panevad. Enim talguid korraldati Harjumaal ja Tallinnas, kuhu plaanitud 410 talgule oli end kirja pannud üle 6700 inimese. Talgu pealinna tiitlit oli kindlustamas taas Saaremaa, kus toimus 188 talgut, millele oli registreerunud üle 2200 talgulise. Pärnumaal oli end osalejatena kirja pannud samuti üle 2000 talgulise. Tartumaal üle 1800 talgulise. Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal, Läänemaal, Järvamaal ja Valgamaal oli registreerunud rohkem kui 1000 talgulist. Jõhvi on üks 7 linna uute LED-valgustite projektis osaleja. Alates jaanuarikuust on ära vahetatud juba üle poole tänavavalgustusest. Peale Jõhvi osalevad projektis veel ka Haapsalu, Keila, Kuressaare, Paide, Valga ja Võru. No põhimõtteliselt on rõõm tõdeda, et ehitaja on väga tubli olnud. Nad alustasid oma töödega, esimesed valgustid, uued valgustid saabusid Jõhvi 12. jaanuaril ja koheselt hakati neid paigaldama. Ja praeguse seisuga on nad jõudnud, nagu ütleme, viimase kolmandiku peale. Et on paigaldatud kuskil 1100 valgustit, uut valgustit on paigaldatud ja kokku tuleb neid viimaste andmete järgi 1523. Nüüd on siis nagu lõplikud numbrid kokku loetud. Ja kus praegu siis nüüd see tänavavalgusti paigaldamine käib? Praeguse seisuga käivad Jõhvi pargis, käivad ja Narva maanteel viimaste valgustite vahetamine. Ja siis Narva maanteel jäi veel vahetada ümber Vene gümnaasiumi, isegi Vene gümnaasiumi spordiplatsile tulevad need uued valgustid. Lille tänav, lõik Lille tänavat ja siis Narva maanteel, ma ei oska öelda selle Narva maantee, ütleme 35., 7., 9. taga paralleeltänav Narva maanteega. Seal on veel paigaldamata. Siis oleks see piirkond saab siin valmis. Nii, kaardi järgi, meil on olemas interaktiivne kaart, kus ma saan vaadata ilusasti, kus on valgustid paigaldatud, siis on ilusasti näha, et nagu siinpoolne linnaosa saab varsti valmis. Ja siis jääb Pargi tänav, Tartu maantee, Kaares on juba 2/3 on paigaldatud, mikrorajoonis on mõned paigaldada, nii et pilt on väga ilus on. Ja ehitaja on oma tööde graafikus praeguse seisuga isegi ajagraafikust 2-3 nädalat on ette jõudnud. Nii et väga tubli. Tööd nad lõpetavad juuli lõpuks. Siis jääb veel häälestamine loomulikult ja augustis on need asjad valmis. Aivo Tamme sõnade kohaselt käivad tööd hetkel natukene aeglasemalt,
kuna paigaldatakse uusi metallmaste ja kaevetöid talvel ei tehtud. Need jäeti ikkagi kevadele. Talvel oli põhirõhk just õhuliinide vahetamisel. Järvepeo puhastus laseb rekonstrueerida Kohtla-Järve Oru linnaosa veevarustussüsteemi ja reoveetorustikku. 1,7 miljonit eurot maksvad tööd kestavad eeldatavasti 5 kuud. Kirde-Eesti munitsipaaliettevõtte Järvepeo puhastus on välja kuulutanud riigihanke, et leida projekteerija ja ehitaja Oru linnaosa Jõhvi valla vahelise joogivee magistraaltorustiku, reovee kollektori, joogivee ülestõste pumpla ja reovee pumpla ehitamiseks. Selle käigus ehitatakse 7,7 kilomeetrit kanalisatsiooni. €1 miljoni ulatuses toetatakse ehitust Euroopa Liidu struktuurfondidest Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu. Oru reovee kogumisalal elab ligi 1500 inimest, kes saavad tänu projektile kvaliteetse joogivee ning kaasaegse reovee käitluse. Järvepeo puhastus tuvastas 2013. aasta oktoobris tellitud Oru linnaosa ühisveevärgi vee süvaanalüüsi tulemustena, et joogivees on bentseeni, tolueeni ja fenoolide sisaldus lubatud piirväärtusest oluliselt suurem. Reovesi suunatakse praegu viide biotiiki, mis ei taga ka nõuetele vastava puhastusaste. Oru veevõrk on ehitatud valdavalt 1960. aastatel. Alates 1. maist muutus liiklusseadus, mille järgi ei tohi enam last sõidutada sõidukis, millel puuduvad turvavööd. Kehtiva liiklusseaduse kohaselt tohib sõiduauto esiistmel last sõidutada ainult siis, kui on turvavarustuses, näiteks turvavöö või turvatooli abil, nõuete kohaselt kinnitatud. Alates 1. maist ei tohi alla 3-aastast last sõidutada nii sõiduautos kui ka veoauto istmel, millel puudub turvavöö. Seega peavad alla 3-aastased lapsed olema sõiduautos ja veoautos igal juhul turvavarustuse abil kinnitatud. Jätkuvalt jääb keelatuks ka sõiduauto esiistmel igas vanuses laste vedu, kui istmel puudub turvavöö. Veoauto esiistmel, millel puudub turvavöö, tohib last sõidutada üksnes juhul, kui laps on vanem kui 3 aastat ning pikem kui 150 sentimeetrit. Muutuvad ka lastes üles sõidutamise nõuded. Kehtiv liiklusseadus lubab veoautos ja bussis sõidutades üles kuni 12-aastast last tingimusel, et kõik sõidukis olevad istekohad on hõivatud. Muudatusega ei tohi edaspidi veoautos last üles sõidutada, seda analoogselt sõiduautole. Busside puhul on loobutud tingimusest, et kõik istekohad peavad olema hõivatud, kuid senise 12-aastase lapse asemel võib edaspidi bussis sõidutades üles üksnes alla 3-aastast last. Seda tingimusel, et last üles hoidev sõitja on turvavööga kinnitatud. Erandina on jätkuvalt lubatud üles sõidutada kuni 7-aastast last ning seda juhul, kui täiskasvanu turvavöö ei ole kinnitatud, seda näiteks linnaliini bussis.